Tundub, et Vladimir Putini närvid on lõplikult läbi. Kremli ründas kriitikaga nii USA'd kui ka Euroopat pärast seda, kui Vladimir Putinit hakati taas diplomaatilisse lõksu suruma. Venemaa Föderatsiooni välisministri Sergei Lavrovi sõnul kustutavad USA välisministri avaldused Ukraina toetamise kohta lõplikult erinevused Washingtoni ja Euroopa riikide lähenemistes konflikti lahendamisele. Kuigi varem, tuletan meelde, väideti Kremlis, et USA on peaaegu nende poolel, kuid Euroopa takistab Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkulepete elluviimist Anchorage'is. Aga millest üldse jutt käib ja miks Lavrov äkki sellise avaldusega välja tuli? Eelmisel päeval teatas Marco Rubio, et Ameerika Ühendriigid ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa sõjas Ukraina vastu. Nad ei ole enam vahendajad, ei hõrbustajad, ei läbirääkijad, ei. Washington on lõplikult oma positsiooni taastanud. Ta on valinud poole ja see on Ukraina. Ja kohe teatati, et Pentagon alustas USA's sõjalise abi lahtisulatamist Ukrainale, mis oli külmutatud juba Trumpi teise presidendi aja alguses. Ja selle taustal esitlesid eurooplased isegi oma rahuplaani visandeid Ukrainale ja Venemaale. Kremli teatas, et nemad on valmis läbirääkimisteks, kuid nüüd on selle süüdi Ukraina ja Ukraina ei taha neid. Aga kas Donaldi Trumpi meeskond on tõesti lõplikult asunud Ukraina poolele ja mida oodata Ameerika Ühendriikidelt sel suvel? Arutame seda teemat nüüd rahulikult ja kainelt. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Ja tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et täna on Kremlis halb päev. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi juht Sergei Lavrov teatas solvunult, et USA riigisekretäri Marco Rubio avaldus Ukraina toetamise kohta. Tema arvates kustutavad tegelikult erinevused Washingtoni ja Euroopa riikide lähenemiste vahel sõja lahendamisele. Järgneb Lavrovi tsitaat. Arvestades seda, mida ütles Marco Rubio, kellega mul on ametialased suhted, vaid 2 nädalat tagasi arutasime temaga Ukraina olukorda. Arvestades seda, mida ta ütles Ukraina toetamise kohta, pole sisuliselt enam erinevusi USA ja Euroopa lähenemistes. Siin selgitan konteksti, et mõista, miks ta nii väljendus ja miks see on oluline. Asi on selles, et varem süüdistas Sergei Lavrov kuude kaupa pidevalt Euroopa liidreid väidetavas sabotaažis ja mingite Alaska kokkulepete blokeerimises Ukraina osas, mis väidetavad saavutati isiklikult Vladimir Putini ja Donald Trumpi vahel tippkohtumisel Anchorage'is augustis 2025. Aastal 2020 venelased jooksid kuid selle legendiga ringi, et seal oli mingi Anchorage'i vaim, mingi kokkulepe Trumpi ja Putini vahel, aga keegi pole seda näinud. Ja Lavrov kinnitas, et seda Putini ja Trumpi vahelist kokkulepet blokeerivad mitte ainult Ukraina, vaid ka Brüssel, Pariis, Berliin ja London. Ta ütleb, et eurooplased igati takistavad ja panevad kaikaid kodaratesse. Hiljem hakkas Lavrov süüdistama USA'd selles, et nad ei edenda Putini ja Trumpi kokkulepet piisavalt otsustavalt ning kutsus isegi Trumpi üles koos Euroopale survet avaldama, et nad lõpuks lõpetaksid takistamise. Ja nüüd Lavrov tunnistab täna, et Euroopa ja USA seisukohad ei erinegi tegelikult üldse. Seega ei saa Euroopa takistada USA seisukohtade elluviimist, kui need on täpselt samasugused nagu neil endil. Samal ajal väitis Venemaa välisminister, et väliselt näib USA eetika positiivsem, kuna tema sõnul oli Trumpi administratsioon algusest peale dialoogi poolt Venemaaga. Kuid siis süüdistas ta taas ameeriklasi. Lavrovi sõnul, kui Ameerika pool oleks tõepoolest edendanud oma algatusi lahenduse leidmiseks ja mänginud kaasa Moskvaga, oleks läbirääkimiste protsess võinud alata märksa varem. Ja tema väitel oleksid sõjategevused juba ammu lõpetatud. Aga mis siis põhjustas Lavrovi sellise reaktsiooni? See on huvitav. Asi on selles, et eelmisel päeval ütles USA riigisekretär Marco Rubio USA kongressi esindajate kojas toimunud kuulamistel, et Ameerika ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa sõjas Ukraina vastu. Ja on lõplikult valinud poole ning see on Ukraina. Ta lisas, et Ühendriigid jätkavad igasuguste rahupüüduste toetamist, eriti jätkab Washington relvade tarnimist Ukrainale ja hoiab sanktsioonisurvet Venemaa vastu.
Ja nagu täpsustas Mark Rubio, ei tarnita USA relvi Moskvasse ega kehtesta sanktsioone Kiievi vastu. Seetõttu selgitas Rubio, et USA on selgelt valinud poole. Pärast seda teatas Mark Rubio, et üsna pea ilmuvad mingid uudised $400 miljoni kohta Ukrainale, mis on juba ammu kongressi poolt heaks kiidetud, kuid mida $400 miljoni eraldanud, ehk siis Pentagon blokeerib neid. Ja nüüd teatas Mark Rubio kongressis, et tal on mingit teavet selle kohta, et varsti tuleb selles küsimuses edasiminek ja need vahendid eraldatakse relvastuse jaoks Ukrainale. Aga siin tekib peamine küsimus, kas Washington mängib tõesti Kiievi poolel? Kas USA ja Ukraina presidentide visiit NATO tippkohtumisele juulis võib tuua üllatusi? Ja kas tasub valmistuda suviseks surveks Kiievile USA poolt? Vaatame nüüd koos nendele küsimustele vastuseid. Ja teate, ma ütlen kohe ära. Hoolimata Marco Rubio ilusast avaldusest pole Washington seni võtnud üheselt Ukraina poolt seisukohta Venemaa sõjas Ukraina vastu. Seesama Marco Rubio, kes on Trumpi praeguses administratsioonis kõige kogenum, püüab manööverdada lojaalsuse vahel USA presidendile ja mõistliku poliitika elluviimise vahel. Seetõttu teete aeg-ajalt Ukrainat toetavaid positiivseid avaldusi, kuid mõnikord on need avaldused negatiivsed. Ja sellepärast oleme meie teate nagu kiigel, kord ühes, kord teises suunas. Kord ütleb Marco Rubio, et me oleme Ukraina poolt, siis jälle räägib, et me lahkusime läbirääkimistelt, sest ka Ukraina ei taha kokkuleppele jõuda. Ja ma kutsun üles meeles pidama, et Trump on 2 ametiaja jooksul juba 3 korda peatanud relvatarneid Ukrainale. Eriti just uue ametiaja alguses aastal 2025 peatati tarned sisuliselt täielikult, samuti luureandmete ja relvade edastamine, mida ostsid Euroopa partnerid. Praegu täheldatakse samuti sanktsioonisurve vähenemist Venemaale ja Valgevenele, mis on oluline. Ja ükskõik kui küüniliselt see ka ei kõlaks, kuid arvestades Trumpi viga Iraaniga, relvade ja õhutõrjerakettide kulu, püüavad nad praegu eelkõige iseennast tugevdada, seejärel oma liitlasi Lähis-Idas ja alles siis, mis üle jääb, Ukrainat. Ja siin on Zelenski õigus, kes hiljuti ütles, et Ukraina on Trumpi prioriteetide nimekirjas viimasel kohal. Aga juba juulis toimub NATO tippkohtumine Türgis, kuhu sõidavad Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ja siin tasub olla ootustega ettevaatlik. Trump tajub Ukraina küsimust kui probleemi, mis takistab tal taastada suhteid Venemaaga isikliku ja perekondliku kasu nimel. Seetõttu võib Trump lühiajaliselt Ukrainale vastu tulla, et siis uuesti abi ära võtta ja öelda, vaadake, kuulake, me juba tulime vastu, aga Kiievil pole ikkagi kaarte isegi USA toetusega. Ja ma tuletan meelde, et vaid paar päeva enne Marco Rubio avaldust ilmusid siseteadmised selle kohta, et just selleks suveks võivad USA valmistada ette uut survekampaaniat Ukraina vastu eesmärgiga sõlmida kokkuleppe Venemaa Föderatsiooniga. Põhjuste seas on Trumpi administratsiooni vajadus kiire võidu järele, et tõsta vabariikliku partei reitinguid enne USA kongressi vahevalimisi. Seetõttu, sõbrad, ärge laske end petta kõlavate sõnade ja lootustega. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt kasutades annetusi, linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen teie toetuse eest tänulik. Ja sõbrad, tuletan meelde, et mul on nüüd ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal, nii et kui soovite saada infot ukraina keeles, leiate selle kanali lingi selle video kirjeldusest. Minge sinna ja kindlasti tellige kanal. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!